Vene president Vladimir Putin võttis jälle vana kombe üles ja läks kaebama Donald Trumpile Ukraina käitumise üle. Täna pidasid Vladimir Putin ja Donald Trump 1,5 tundi kestnud telefonikõne. Sellest rääkis Putini abi Yuri Ushakov. Ja esimene asi, millele ta tähelepanu juhtis, oli see, et Trump ja Putin arutasid Kiievi režiimi käitumist seoses tulekahjude ja katastroofiga Tuapses ja täna Permis ja Orskis Orenburgi oblastis. See tähendab, et Putin, kui ta jälle aru sai, et asjad lähevad halvasti, jooksis kohe Trumpile helistama ja Ukraina peale kaebama, et Trump survestaks Zelenskit. Muide, Ushakov kinnitas, et telefonikõne toimus Vladimir Putini alvatusel. See tähendab, et Putin helistas Donald Trumpile kaebama. Võtame selles saates kiiresti läbi värsked sündmused ja vaatame, millest rääkisid Putin ja Trump Yuri Ushakovi sõnul. Ja märgin, et Trump ise ütles eelmisel päeval, et ta peab läbirääkimisi nii Zelenski kui ka Putiniga selleks, et ikkagi sõlmida rahuleping. Väga lühidalt öeldes ütles täna Putin Trumpile, et ta saavutab SVO eesmärgid ükskõik milliste meetoditega. Trump ütles, et ta loodab rahulepingule juba lähitulevikus. Ja veel väidetavalt imetles Trump seda, kuidas Putin, kui te äkki maha magasite, kuulutas välja ülestõusmispühade vaherahu. Ja nüüd, kui on uudised selle kohta, et nad korraldavad 9. mail võiduparaadi ilma sõjatehnikata, et Putin kardab. Ta teatas, et teeb Trumpile ettepaneku, et Trump avaldaks survet Zelenskile. Ja 9. maiks kuulutati välja veel üks vaherahu. No et jumal hoidku, midagi ei lendaks Venemaa pihta. See on suurepärane sümbol ja signaal sellest, et Putin kardab tõesti ja ta on nii teate uhke, selline hirmu äratav, nagu Venemaal teda karuna kujutatakse. Aga see karu, niipea kui häda käes, jookseb ta kaebama Ameerika presidendile. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat. Palun pange juba ette laiki, kirjutage selle episoodi alla ükskõik milline kommentaar ja kindlasti tellige minu Telegrami kanal Bitši uudised, link sellel on selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Täna on 29. aprill. Vladimir Putin, Venemaa president ja Donald Trump, USA president, pidasid 1,5 tundi kestnud telefonikõne. Nendest rääkis Putini abi Yuri Ushakov. Edasi tsiteerin tema mõtteid ja hakkame neid analüüsima. Ushakov ütleb, toimus järjekordne telefonivestlus Venemaa Föderatsiooni presidendi Vladimir Putini ja Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpi vahel. See vestlus kestis üle 1,5 tunni. Presidentide suhtlus toimus sõbralikus võtmes, see oli avameelne ja asjalik, täiesti arusaadav. On arusaadav, et Vladimir Putin avaldas esimesena toetust USA presidendile seoses 25. aprillil Washington Hiltoni hotellis toimunud atentaadi katsega. Õnneks ei saanud ei Donald Trump ise, tema abikaasa ega keegi tema kaaskonnast viga. Kurjategija neutraliseeris turvateenistus kiiresti. Vene liider mõistis selle kuriteo otsustavalt hukka, rõhutades eriti igasuguse poliitiliselt motiveeritud vägivalla lubamatust. See on vastuvõetamatu, aga mis saab Navalnist? Kus on Navalni? Kus on kogu Vene opositsioon? Kuhu see äkki kadus? Kas see on Putin, kes räägib poliitiliselt motiveeritud vägivalla lubamatusest? No olgu, edasi räägib Ushakov. Muide, mainiti, et ohtlik vahejuhtum toimus just esimese leedi sünnipäeva eelõhtul, 26. aprillil. Melaniale ja Trumpile edastati õnnitlused ning toodi esile tema panus Venemaa ja Ukraina laste peredega taasühendamise jõupingutustesse. Mis täielik jama see on? Seda ütleb tema, ta kommenteerib seda, et Milana ja Trump aitasid kaasa sellele, et Ukraina lapsed, kelle venelased okupeeritud aladelt röövisid ja ära viisid, toodaks tagasi Ukrainasse. Mis ühendamine Vene ja Ukraina laste vahel? Jätkan tsiteerimist. Rahvusvahelise päevakorra küsimustest pöörasid presidendid peamise tähelepanu olukorrale Iraani ümber Pärsia lahes. Vladimir Putin peab õigeks Donald Trumpi otsus pikendada Iraani puudutavat relvarahu. See peaks andma võimaluse läbirääkimisteks ja üldiselt aitama olukorra stabiliseerimisele kaasa. Samal ajal juhtis Venemaa president tähelepanu vältimatutele, äärmiselt kahjulikele tagajärgedele mitte ainult Iraani ja tema naabrite jaoks, vaid kogu rahvusvahelisele kogukonnale, kui USA ja Iisrael pöörduvad taas jõumeetmete poole. Ja muidugi tundub maismaa operatsioon Iraani territooriumil täiesti vastuvõetamatu ja ohtlik. Venemaa on kindlalt otsustanud pakkuda igakülgset abi diplomaatilistele pingutustele kriisi rahumeelse lahenduse leidmiseks ning on teinud mitmeid ettepanekuid, mis on suunatud Iraani tuumaprogrammi ümber tekkinud erimeelsuste lahendamisele.
Siin on ilmselge, mida pakkus Putin ja ta juba mitmendat korda üritab Trumpile peale suruda, et las Iraan annab rikastatud uraani meile, meie võtame selle endale, see on meie käes ja siis justkui Iraanil seda enam ei ole. Seega see ongi väljapääs. Trump on justkui mitu korda öelnud, et ta ei kavatse sellega nõustuda. Aga ma ei imestaks, kui Putin seda jälle pakkus. Järgneb tsitaat. Nendel eesmärkidel jätkatakse aktiivseid kontakte Iraani esindajatega, Pärsia lahe riikide juhtidega, samuti Iisraeliga ja loomulikult Ameerika Ühendriikide läbirääkijate meeskonnada. Siinkohal märgin, et eelmisel päeval viibis Iraani välisminister Abbas Araghchi Moskvas ja Peterburis, kus ta kohtus Vladimir Putiniga just Lähis-Ida olukorra arutamiseks. Tsitaat. Donald Trump esitas oma hinnangut sõjalise vastasseisu lõppenud faasile ning samuti oma seisukohad keerulise olukorra kohta, milles Iraan ja Euroopa praegu asuvad. Mis puudutab Ukraina konflikti lahendamist, rõhutas Ameerika president vajadust võimalikult kiiresti lõpetada sõjategevus ning kinnitas oma valmisolekut igati sellele kaasa aidata. Tema usaldusisikud jätkavad kontakte Moskva ja Kiieviga. Donald Trump usub, et kokkulepe, mis lõpetaks Ukraina konflikti, on juba lähedal. Donald Trumpi palvel kirjeldas Vladimir Putin praegust olukorda kokkupuute piiril, kus meie väed hoiavad strateegilist initsiatiivi ja suruvad vastase positsioone tagasi. Ma lihtsalt kujutan ette, kuidas Putin ütleb Trumpile täpselt samu sõnu. Jätkan tsitaadiga. Siin Ušakov ilmselgelt pöördub Vene valija poole või õigemini millise valija poole. Kas Venemaal üldse valimisi on? Vene inimese poole. Ja Ušakov ütlebki nii. Ta ütleb, et mainiti ka seda, et alates 2025 aasta algusest on Venemaa andnud Ukrainale üle 20 000 hukkunute surnukeha, aga nemad meile veidi üle 500. Nii Vladimir Putin kui Donald Trump andsid sisuliselt sarnase hinnangu Kiievi režiimi käitumisele, mida juhib Zelenski, kes eurooplaste õhutusel ja nende toetusel ajab konflikti venitamist. Ehk siis saate aru, jah, Putin üritab taaskord kiilu lüüa USA ja Euroopa vahele, eriti pärast Briti kuninga visiiti Washingtoni selle visiidi taustal. Üritatakse öelda, et vaadake, meie saame teiega kokkuleppele jõuda, aga need eurooplased koos ukrainlastega muidugi segavad meid selles. Ja edasi, kõige tähtsam, miks ma selle saate alustasin sellest, et Putin kaebab, lihtsalt nagu hale poisike jookseb ja nutab Ameerika presidendi õlale. Edasi ütleb Ušakov, tsiteerin. Vene liider ütles otse, et Kiiev kasutab avalikult terroristlikke meetodeid, rünnates Venemaa territooriumil puhtalt tsiviilobjekte. Aga mis see siis on? Kui palju Venemaa ründab tsiviilobjekte Ukrainas? Juba üle 4 aasta, värdjad. Ja see jobu, tema räägib praegu. Ukrainlased, aga miks? Sest nad kartsid. Putin, on juba oma kohvrisse ära teinud. Sest ta näeb, mis toimub Tuapses. Ta näeb, et seal põleb kõik maha ja ükski Vene õhutõrje ei aita selle vastu. Ta saab suurepäraselt aru, et Ukraina rünnakute ulatus naftatöötlemistehaste vastu Venemaal on kasvanud. Ta teab väga hästi, et ühel pool on Ust-Luga ja Primorsk Leningradi oblastis. 2 sadamat on maha põlenud, lihtsalt naftahoidlad, sadamad ja kõik muu on maha põlenud. Aga ta saab suurepäraselt aru, et nüüd hävitab Ukraina Tuapse, samuti naftahoidla, naftatöötlemistehased ja sadam. Nüüd on Ukraina liikunud Permi, seal hävitab ta naftatöötlemistehaseid. Ja Putin saab aru, et ta on selle vastu jõuetu. Seetõttu on ainus, mida ta teha saab, põgeneda. Ja lihtsalt nagu tatine poisike, väike, lühike, kiilakas, põgeneb ja kaebab, nutab. Donald Trump, jumal küll, meid kiusatakse. Ukrainlased ründavad meie territooriumi, poleks pidanud sõda alustama. Milleks te pesemata selle sõja alustasite? Miks sa jooksed Ameerika presidendi juurde kaebama? Sa oled ju nii võimas juht, miks sa vingud? Edasi räägib Ušakov. Meie president kinnitas taas, et erisõjalise operatsiooni eesmärgid saavutatakse igal juhul. Muidugi eelistaksime, et see oleks läbirääkimiste protsessi tulemus. Selleks peab Zelenski positiivselt reageerima tuntud ettepanekutele, mida on korduvalt esitatud, sealhulgas Ameerika poolelt. Silmas peetakse Donbassi loovutamist. Iseloomulik on see, et Donald Trump hindas positiivselt hiljuti Venemaa välja kuulutatud ülestõusmispühade vaherahu. Seoses sellega teavitas Vladimir Putin oma Ameerika kolleegi valmisolekus kuulutada välja vaherahu võidupäeva tähistamise ajaks. Ta toetas seda algatust aktiivselt, märgime, et see püha tähistab meie ühist võitu natsismi üle teises maailmasõjas. Vaat siis. Selgub, et nüüd on see juba ühine võit.
Pange tähele, kuidas Putin pugeb Trumpi ees. Ta lihtsalt poeb nagu mingi tatnina. Donald, see on meie ühine võit, meil on ühine ajalugu, kõik see värk. Kuigi varem räägiti, et ainult Venemaake võitis ja kõik teised, lääs üldse ei osalenud, mis pistmist ameeriklastel sellega on? Just, ja lisaks, ärge unustage, Putin lihtsalt kardab tõesti 9. mail korraldada täisväärtusliku paraadi tehnikaga, sellepärast palubki nüüd Trumpi. Ütleb palun, no avalda seal Zelenskile survet, no las nad ei ründa meid, vähemalt. 9. mail, no ma näen ju muidu välja nagu mingi jobu. No vot. Ja edasi toon juba tsitaadi. Vene-Ameerika suhete arutamisel räägiti mõlemalt poolt suurtest väljavaadetest vastastikku kasulikele projektidele majanduses ja energeetikas, sealhulgas terve rida ulatuslikke algatusi. Presidentide sõnul arutatakse majandusalaseid algatusi juba konkreetsemalt meie riikide esindajate vahel. Seal arutavad seda Dmitri Svitkoviga. Presidendid leppisid kokku jätkata kontaktide hoidmist nii isiklikul tasandil kui ka oma abide ja esindajate kaudu. Presidendid jätsid soojalt hüvasti ja soovisid teineteisele kõike head. Ja nüüd täpsustati Ushakovi käest, kelle algatusel toimus telefonikõne. Ushakov ütleb, tsiteerin, tahaksin märkida, et see oli Vene-Poola algatus, Vene presidendi algatus. Noh, see, mida ma ütlesin. Putinu нужно было пожаловаться, поплакаться. Ta saab aru, et veel paar nädalat selliseid laastavaid lööke nagu Tuapses toimuv ja kogu Venemaa lihtsalt põleb. Ja vaata, kui alatu see olend on. Kui sa oled sõja välja kuulutanud, kui sa pead sõda, siis pea seda ausalt. Miks sa jooksed ja nutad? Miks sa halad Ameerika presidendile? No näed, ja ma ei imestaks, kui nüüd Donald Trump hakkab andma märku, et Ukraina ei ründaks Venemaa naftatöötlemistehaseid. Aga õnneks ei ole me enam nii tugevalt Ameerikast sõltuvad. Trump ise peatas juba ammu igasuguse sõjalise abi. Ja see relvastus, mis Ameerikast Ukrainasse Burel programmi kaudu jõuab, ostetakse ikkagi Euroopa raha eest. See on puhas äri. Mitte midagi enamat. Eurooplased annavad raha, ameeriklased toodavad selle raha eest relvi ja annavad need Ukrainale. Seega ainus, mida Trump saab teha, on proovida kaikaid kodaratesse loopida. Ma olen enam kui kindel, et ta hakkab nüüd esinema ja rääkima, kui hea inimene on Vladimir Putin, kui tubli ta on. Aga ukrainlased, mida te küll teete? Ründate naftatöötlemistehaseid, sadamaid, põhjustasite Tuapses ökoloogilise katastroofi. Tuletan meelde, kuidas need metsistunud venelased õhkisid Kahovka hüdroelektrijaama, uputades tohutud alad Ukrainas. Või meenutada, kuidas Vene droon tabas Tšernobõli tuumajaama sarkofaagi. Milline idioot peab olema, et sinna drooni saata? Noh, üldiselt arvan, et te saite mu põhimõttest suurepäraselt aru. Ja siin ongi see, mida võis oodata. Ameerika president kohtub praegu Valges Majas kosmosemissiooni meeskonnaga. Ja selle kohtumise raames teatas ta muidugi, et ta rääkis Vladimir Putiniga. Ja siin on teile tsitaat. Ma arvan, et Vladimir Putin tahaks leida lahenduse Ukraina küsimuses. See on hea. Nii, edasi teatas Trump, et ta loodab, et sõja lahendus leitakse suhteliselt varsti. Nii, kui kiiresti see juhtub, pole üldse selge. Lisaks ütles Trump, tsiteerin, ma pakkusin Vladimir Putinile välja teatud vaherahu. Ma arvan, et ta võib sellega nõustuda. Ta on sellest juba teatanud, eks? No, mõeldakse 9. mai. Ehk siis Trump ütleb, et tema pakkus selle välja 9. mail. Ma arvan, et just Putin onus Trumpi, et ta veenaks Zelenskit neid mitte ründama. Nii, ja mida veel Trump ütles? Ta ütleb, et Putin oleks olnud valmis kokkuleppele minema juba mõnda aega tagasi. Ma arvan, et mõned inimesed takistasid tal seda teha. Siin on teile vihje. Eurooplased on halvad. Ma ei imestaks, kui Trump nüüd ütleks, et just eurooplased segasid vahele. See on siis Zelenski, kes on eurooplastega kokku leppinud ja ei taha edasi minna. Noh, ja nüüd siis, just nii. See, mida oligi oodata, Trump ütleb, et Ukraina on sõjaliselt juba sisuliselt kaotanud. Noh, mul lihtsalt polegi rohkem sõnu. Ma arvan, et sellega võibki põhimõtteliselt piirduda ja edaspidi pole isegi mõtet jälgida, mida Trump veel ütleb. Sest on ilmselge, et nad on selle Putiniga kokku leppinud ja nüüd hakkab ta kuulutama, et kõik Ukraina on kaotanud. Ukraina on kaotanud. Lisaks, kas te mäletate hiljuti, kui Donald Trump kohtus Briti kuninga Charles III, ütles ta talle kõrva sosistades. Teate, Putin ütles mulle, et ta on valmis sellise sõja vallandama. Ta hävitab seal kogu elanikkonna. Ta on valmis veelgi suuremaks sõjaks. Trump ehmus. Ta päriselt kardab. Näete, sellepärast ma ei imesta, et ta selliseid avaldusi teeb. Nüüd öeldakse jälle, et Zelenskil pole kaarte ja nii edasi. Üldiselt ma ei hakka rohkem aega raiskama.
sõbrad, kõige tähtsam on see, et Ukraina loob praegu hoopis teistsuguseid suhteid Euroopaga, Pärsia lahe riikidega. Hiljuti käis Zelenski visiidil Aserbaidžaanis. Ja on ilmne, et toimub selle sama partnerluse ümber orienteerumine. Nii, ja Trump, kõik, lõpuks ütlen, sõda Ukrainas võib lõppeda varem kui sõda Iraaniga. Ta loodab, et see juhtub kohe varsti ja kõik saab läbi. Kui ta tõesti loodab, et ta ütleb nüüd, et Ukraina on kaotanud ja Zelenski läheb alla andma, siis ma ei usu, et see nii läheb. Ta on seda juba mitu korda proovinud teha. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video alla kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha annetusega, linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Või QR-koodi kaudu teie ekraanidel. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head, jätku!